Nii nagu suurest tõllust räägitakse ilmselt veel sajandeid ja neid versioone tema headuse ja halbuse kohta tuleb tuhandeid. Meie järgmine jutt on ka seotud selle aja faktoriga, selles mõttes ma kujutan ette, et see jutt on vana aastasadu, et see pole ikka see, kui omal ajal oli ikka võtta see ja omal ajal oli ikka nii. Tegemist on nüüd Ruja paljude liikmete uue tuuriga, mis on suvel lahti või minemas. No jah, see ei saagi olla see. Kõik teavad, et samasse jõkke ikka ei saa 2 korda astuda ja kõik need jutud. Ja siis tekkiski probleem, kuidas seda nimetada. Et me ju teame, kuidas tehakse tribuutbände, tribuut sellele bändile. Aga ma ei saa ju ise endale tribuuti teha. No ei saa. See oleks sama hea, kui ma tahaks oma enda matustele et see mingisugune nime ja selline väike konflikt on kuidagi tahtmatult siia sisse nagu programmeeritud juba. Aga tegemist on tegelikult ikkagi vanade kolleegidega. Ma räägin, hea on mängida üle hulga ajale. Ja Taavi Peterson. Sest et Alendrit enam ei ole. See ei olegi mingisugune see bänd, mis ta kunagi oli, aga muusika on sama. Nii et... kõlab ju ikka sisuliselt suuresti samamoodi ka või? Ma arvan, ta kõlab isegi paremini, sellepärast, et vaata, nüüd on olnud minu jaoks küll vähemalt mingi 30 aastat pausi või 40 ja teiste jaoks ka. Nüüd on niisugune värske pilk ja täitsa lahe on mängida, kui iga päev peaks neid lugusid talla. Aitäh! No aga asi on siis võib-olla, kuidas öelda, küpsemaks läinud või kuidas? Ei, tal on nagu tekkinud uus hingamine või see, et... ühesõnaga näha on olnud, et see muusika, need lood, eks ju, nagu kestavad, et neid tahetakse praegugi kuulata. Et... midagi selles muusikas on, mida ikkagi jäädakse üldiselt üsna hardalt kuulama ja hakkab jalg tatsuma ja sellest on ainult suur rõõm muidugi, aga midagi otseselt seal muutma ei pea. Me ei pööra teda sugugi ringi, me mängime täpselt nii, nagu me teda siis mängisime. See on väga rumal küsida, et mis asi see Ruja fenomen siis lõppude lõpuks oli. Mitte Ruja enda võib-olla selle mängitava muusika. No ta oli omal ajal niisugune värske nagu uued tuuled, ütleme. Originaalne Eesti rockmuusika. See on tema tugevus võib-olla. Head lood ja head tekstid. Ja ma ei hakkaks siin mingit... kultust üles see oleks kuidagi kohatu. Saksa keeles on hea sõna eht, mille me oleme üles võtnud, tähendab midagi ehtsat. No ta on nagu paljud meie asjad, miks mitte, toome teisigi näiteks virmaliste punt, eks ju. See on ka ehe Eesti värk, mida mujal nagu maailmas ei ole ja kes siis seda veel peaks mängima, kui mitte eestlased. No üks asi on nii kõik võimalik kaverdamine, mida tehakse järgi, originaalis tihti peale, võib-olla tulebki kellelegi midagi paremini välja tehniliselt või ükskõik mis pidi, aga tähendab originaal on siiski... No jaa, meie ei hakka siin midagi ümber pöörama. Me mängime ikkagi, Taavi puhul on väga hea see ka, et tal on sama ütleme kõrgusega hääl nagu Petersonil. Need kõik helistikud jäävad samaks, minu jaoks on suur rõõm, ei pea hakkama transponeerima kusagile teise helistikused üldse ei kõla. Et võimalikult originaali lähedane. Muidugi nagu Nõgista õieti rõhutas, pillid on paremad. No pillid. Ilmselt kultrat, kuhu te mängima lähete ka või on need ei, meil on vaba sõgus, meil on esimene on 16 Kõue mõis vist oli. Siis on seal 21 on näiteks Pärnu, 22 on Tallinn, see Linnateatri lava auk, seal on väga hea mängida. Et loomulikult see pillipark on kaupis teine, mis minu jaoks on kõige tähtsam. Ja kestab suisa terve juulikuu peaaegu? Ei, ta on mingi, ei mäletagi, kui palju seda oli. Tehes on kõik ilusasti kirjas. Aga lahti läheb millal? 16, Kõue mõis. 16 juuli? Ja siis ta läheb nagu iga päev jutti kuni sinna lõpuni välja. Et kõiki kohti ma ei mäleta, mõtlen veel kord, 21 oleme vist Pärnus, 22 Tallinnas ja seal vahepeal. See kava on kinnitatud või on see mingisugused... Ja Kultuuriministeeriumis pandi tempel. Ma just mõtlesin. Meil on kvaliteedimärk ka kinnitatud. Me oleme selle kava nagu omavahel selgeks rääkinud. Et siin ongi seda, et see bänd on olnud ju nii mitme koosseisuga nii mitmeid aastaid. Et neid lugusid on kogunenud väga palju. Ja ühtedele meeldivad ühed, teised lood, et kõiki me ei suuda ju mängida. See lõpeks paldiski. Te teete mingisuguse niisuguse kuldhoike siis või? Ei, enda jaoks teeme mingi valiku.
ja no muidugi, ega me ei pääse ikka legendaarsetest lugudest, nüüd tuleb ära mängida, see on selge. Suurtel kontsertidel reeglina niimoodi ongi, ega noh, kui keegi tuleb ootama, minu lugu ei mängitud, ei olnud see kontsert. No ärge siis, ärge palun pahandage, et sinna ei ole midagi teha. Ja kuna meil on enamus on vist vaba õhk, et no me nii väga kammerlikuks ei saa minna, seal tuleb ikka natuke virutada. Jah. Aga poistel jaksu on, poisid. Aga tunne on hea ja tunne on üle. Tunne on hea, jah. Me oleme ju teinud siin proovi ja proovinud siin paar lugu mängisime nagu niisama sisse ka pulli pärast, et ega me ei hakka neid lugusid ümber lindistama, see on välistatud, kui sa tahad midagi vana asja ikka paremaks, teeks reeglina pead sitemaks vabandab välitust. See ei aita kunagi. Nii, et läheb aina paremaks ja 17. juulist alates saab käima. Loodan väga, et ega siin enne nüüd ooplema hakata oleks väga rumal. Aga ma arvan, et meil kõigil on vaim on valmis, see on kõige tähtsam. Ja vaim ulatab üle vee ka. Selle looga jätkame ka. Aitäh, Margus! Tänan!